17. peatükk. Kool algab. Haridus on võti, mis avab vabaduse kuldse ukse, on öelnud George Washington Carver. Vaatasin, kuidas lapsed laguneva kiriku ees oma tuliuutes koolivormides rivvi võtsid. 200 õpilast valmistusid kõndima meie ehitatud vana koolimaja juurest Bellevue mäel asuvasse uude hoonesse. Hoidsin pisaraid tagasi, sest mulle meenusid kõik korrad, kui olime palvetanud ja nõudnud palves tagasi maad, mida oli põlvkondade kaupa kasutatud voodoo rituaalideks, ja kuidas me esimesest hetkest peale olime selle koolimaja eest võidelnud, kui sinna ilmus voodoo preester, kes nõudis, et me ei paneks kinnistule tara ümber. Pöörasin instinktiivselt pilgu kellale. Nagu ikka, olime stiilselt hilinenud. Siis aga märkasin kuupäeva. 9. jaanuar 2012 ja mu süda jättis löögi vahele. Täpselt aasta tagasi astusin ma Port-au-Prince'is lennukist maha. Naiivne, kogenematu, üksi ja hirmunud ning endamisi mõtisklemas, kas olin teinud oma elu suurima ja kohutaivama vea. Seistes ühes rivis koos helesinistes bluusides ja tumesinistes pükstes seelikudes õpilastega, tüdrukutel sinise paelaga patsid peas, mõistsin, et mitte miski sellest polnud viga. Vaatasin laste ühesuguseid koolikotte, kuulsin nende kilkeid ja tundsin õhus elevust. Need on kuningalapsed, mõtlesin. Võisin peaaegu kuulda Jumalat laia naeratusega ütlevat. Need on minu lapsed. Kui hakkasime ülesmäge ronima, kohtas mu pilk korraks Joshi oma. Naeratasin häbelikult ja mõtlesin viimasele paarile kuule, mille ajal ta oli otsustanud oma töökohalt Otterboxis ära tulla ja Haitile kolida. Pärast seda, kui ülemus ta kuuks ajaks Haitile saatis, mõistsime mõlemad kiiresti, et tahame, et see aeg edasi kestaks. Meie kohtingud seisnesid põhiliselt koos tankimises kohalikus bensiinijaamas või külaskäikudes Cressieri ainsasse restorani Kaimiti. Cressieris pole just palju romantilisi kohti, kus värske paar käia võiks. Suhet alustades teadsime nagunii, et Haitil kohtamas käia on keeruline, kuid selles olime küll mõlemad väga kindlad, et meie suhte taga on Jumal ja et ta valis selleks just nimelt Haiti. Alustasime oma ülesmäge matka Bellevue mäele. Lapsed marsisid kahekaupa hoides käest kinni. Möödujad naeratasid ja plaksutasid meile. Suutsin vaevu oma ärevust ohjeldada. Olid ju õpilased oma kooliaasta esimesed 3 kuud veetnud kiriku ühetoalises täiskiilutud klassiruumis või väljas kilest varikatuse all. Üleval mäel hakkasid asjad teistmoodi olema. Pärast 15-minutilist kõndi jõudsimegi tippu. Ma ei suutnud enam pisaraid tagasi hoida. Kõigest 8 kuud varem teadsin vaid seda, et Jumal tahtis, et ma ehitaksin kooli. Sõnakuulelikus usus olin lasknud ehitada kiriku taha tillukese 2-toalise koolimaja. Jumal, see on kõik, mis ma teha saan, mõtlesin. See on kogu mu raha. Suuremat enam ei saa. Kuid ma eksisin. Mäetipus ringi vaadates läksid mu silmad hämmastusest suureks, kui nägin meie kaunist uut 6 klassiruumiga koolimaja. Klassiruumid olid heledad ja õhurikkad, kõrgete lagedega, valge metallkarkass toetamas katust, mille räästa alt tulvas sisse valgust ja õhku. Seinad olid võikollast tooni ja siledad, betoonpõrandad kaetud puidust laudade ja pinkidega. Väljas oli piisavat ruumi, et rohelistel aasadel ringi joosta, naerda ja jalgpalli mängida. Palavuse eest pakkus varju tamarindipuu. Mäetipu servalt nägime sätendavat Kariibi merd ja selja taga sügavrohelisi mägesid, mis valvasid üle Bellevue. Kuulsin laste ja õpetajate rõõmu ja elevuse hõikeid, kuid enne kui nad kõik klassiruumidesse jagunesid, kõnetas õpilasi algklasside juhataja härra Grazia. Ta rääkis, kui suur on Jumal ja kuidas see kõik tänu temale oli võimalikuks saanud. Kui ta kõne läbi sai, tuli ette teine juhataja, härra Colin, kes palvetas kõigi õpilaste eest. Ta sirutas oma käed laiali justkui varjualust pakkudes ja tänas Jumalat selle ilusa uue kooli eest Bellevue mäel ning kõigi imelise eest, mis personali ja õpilasi alles ees ootas. Paljud tõstsid käed ja juubeldasid koos temaga. Kui härra Colin palvetas, vaatasin ringi. Osa hoonest polnud veel täiesti valmis. Nägin vineeri ja ehitusmaterjalide jääke ja isegi mõnda naela muru sees vedelemas. Mu ema süda võpatas, sest teadsin, et hoone polnud laste jaoks veel päris valmis,
kuid siis mu vaim rahunes ja ma muigasin, kui mõtlesin linna lahtistele kanalisatsiooniluukidele ja kõigile hullunult kihutavatele autodele, mille tõttu oleks meie kooli ülekäigu rajavalvur oma tööd tehes mitmel korral peaaegu auto alla jäänud ning kõiksugustele muudele ohtudele, mis lapsi iga päev ümbritsesid. Valvetamise lõppedes hingasin välja ja teadsin, et kõik saab korda. Kooli personal vaatas mulle otsa, et ka mina midagi ütleksin, kuid mul polnud sõnu ja ma noogutasin hoopis meie ehitustöö ülevaatajale Kyle'ile. Kyle oli valanud sellesse hoonesse oma südame ja hinge, õpetades teistele Ameerika ehitustehnikaid ja samal ajal ka ise Haiti ehituskultuuri õppides ei leppinud ta siiski kunagi millegi vähema kui talle omase kõrge tasemega. Samas oli ta kannatlik. Kyle oli võlur Haiti materjalide kasutamisel ja ta oli uhke, et kasutas ainult kohalikku tööjõudu. Kyle sai mu märguandest aru ja astus ette, et paar sõna öelda. Ta liikus aeglaselt ja ma mõistsin, et ta oli täiesti oma tunnete võimuses, sest unistusest oli saanud reaalsus ja tal oli selles kõiges nii suur roll olnud. Ta seisis hetke vaikides ja Bernard kõndis ta kõrvale, et tõlkida. See on teie kool, ütles Kyle lastele. Teie vanemad, teie perekonnad, teie kogukond on ehitanud selle teile. Me usume ja loodame, et Respaia Haiti kristlik kool kestab nii palju aastaid, et ka teie endi lapsed saavad siin õppida. Kui ta muheledes ja noogutustega tagasi pöördus, naeratasid lapsed ja plaksutasid talle. Kui Kyle ja Bernard ära tulid, läksin ette. 100 koolivormides lapsed moodustasid ilusa vaatepildi. Pärast kõiki tänukõnesid Jumala, Respaia organisatsiooni ja minu aadressil teadsin, et mulle jäi öelda vaid ühte. Jumal liigub Bellevue mäel. Tema ehitas teile selle kooli. Tema tegi seda kõike. Tema toob siia oma valguse. Lapsed hõiskasid ja plaksutasid ning ruttasid esimest korda oma uutesse klassiruumidesse. Kõndisin ringi, piilusin klassidesse ja vaatasin kirjakohti, mis olid ilusate tähtedega iga ruumi seintele maalitud. Nägin laste nägusid, kelle kooli toomise eest me olime võidelnud. Mõned said lausa esimest korda elus kooli. Üritades vaadata läbi oma prisarastest uduste silmade, nägin ainult lunastust ja ilu, lugu loo järel ja need lood istusid nüüd kõik koos siledale betoonpõrandale reastatud uutes koolipinkides. Mulle sai kiiresti selgeks, et Jumala visioon oli palju suurem kui minu visioon. Samuti olen hakanud mõistma, et tema tunneb Cressieri lapsi minust märksa paremini. Ta hoolitseb iga üksikasja eest ja tuletab seda mulle ka pidevalt meelde. Ühel päeval, kui läksin kooli Michaelile ja Jessicale järele, sattusin kokku ühe oma naabriga, kes oli samuti oma 3 lapsele järele tulnud. Jalutasime kõik koos kodu poole, lapsed jooksid ees, meie ajasime omavahel juttu. Pereisa hakkas mulle südant puistama ja jutustas, et ta oli enne maavärinat oma lapsed ühte teise kooli pannud. Siis aga tabas neid maavärin, mistõttu ta kaotas oma maja ja töökoha ning koolimaksed kasvasid, nii et ta oli sunnitud oma lapsed koolist ära võtma. Mees vaatas pisarsilmil mulle otsa ja ütles, ilma sinuta ja ilma selle koolita oleksid mu lapsed kodus, nad ei õpiks midagi. Ma tänan iga päev Jumalat, et sa olemas oled. Ta peatus, et silmi pühkida. Palun tea, et me oleme sinuga. Jumal õnnistagu sind, sõnas ta lõpetuseks. Vaatasin talle otsa ja kõik, mis ma suutsin talle vastu pomiseda, oli Jumal õnnistagu sind ka. Mees kutsus lapsi ja läks siis nendega koju. Tüdrukud olid juba tuppa läinud, mina ka seisin ikka veel meie avali väravas, vapustatud ja hämmingus. Mitte tema kenadest kommentaaridest või armsatest sõnadest, vaid hoopis sellest, kui suur on meie Jumal. Kui suur ta on, et ta oskas asju sättida nii, et ma Cressieri läksin. Ta on nii suur, et seab valmis iga sammu, lihvib iga oskust, sepistab valmis iga vajamineva suhteliini, nii et ma saaksin ehitada koolimaja, kus selle mehe 3 last nüüd õppida saavad. Ta on nii suur, et kõige selle sees ta hoiab veel igal sammul mu kätt. Enamik organisatsioone, kes otsustavad Haitil ehitama hakata, alustavad tavaliselt sellest, et ehitavad oma maatükile betoonplokkidest pika müüri, mille peal jookseb omakorda okastraat. Jumal ütles mulle kohe alguses ära, et tema ei taha, et Respaia Haiti selliselt ehitaks.
Nii haitilased kui ameeriklased soovitasid, et ehitaksime ikka kindlustatud müüri, sest maalappi ja ehitusmaterjale on vaja kaitsta. Keeldusin viisakalt. Teadsin, et kõrvalt vaatajale võis see paista naiivne ja võib-olla isegi rumal, kuid ma pidin Jumala öeldule kindlaks jääma. Jumala usaldamine hakkaski üsna pea vilja kandma. Lisasime Pellevuu mäel oma esimesele üheaakrisele maatükile mitmeid teisigi külgnevaid maalappe. Mõeldes, kui palju me oleksime pidanud vaeva nägema ja juurde maksma, et iga uue maaostu järel turvamüür maha lõhkuda ja siis uuesti üles ehitada, hakkasin mõistma, kui tark on Jumal. Ja kui tähtis on see, et ma teda ja tema plaani Pellevuu mäega usaldaksin. 18. peatükk. Põrgu dokumendi kaust. Ükski sulg ei suuda kirjeldada orjanduse kõikehõlmavat korruptsiooni, on öelnud Harriet Ann Jacobs. Mina kutsun seda põrgu dokumendi kaustaks. Pastor Charles lappas aeglaselt terve kausta läbi, mina kiikasin üle tema õla. Iga leheküljega läks mu süda järjest raskemaks ja raskemaks. Ma teadsin, et see on tõsi. Teadsin oma siinsete laste taustalugusid, kuid selle kõige paberil nägemine muutis need lood veelgi reaalsemaks. Tint ja paber tegid tõe veel valusamaks. See sundis mind päriselt vaatama ja tähele panema, mis ümbritsevas maailmas toimub. Lõime igale Respaia Haiti kristliku kooli lapsele oma kausta. Kausta avades sa näed justkui iga lapse ellu, tema sisse. Pastor mõistis mu südant, kui palusin tal selline andmestik kokku panna. Pastor Charles on olnud minu sõber juba esimestest Cressieri kolimist nädalatest saati. Ta karjatseb kogudust, mis asub Pellevuu mäe jalamil, kus ühtlasi paiknes ka esimene tilluke koolimaja. Pastor Charlesi abikaasa on Respaia Haiti kooli direktor. Pastor oma abikaasaga olid ühtlasi ka need 2 inimest, kes käisid tamarindipuu all mäel 12 aastat igal pühapäeva hommikul palvetamas, et mina Haitile jõuaksin. Alguses ma ei teadnud seda, kuid tuli välja, et pastor oli kunagi ka ise olnud restavek. Lood tema lapsepõlvest on painajälikud, kuid selle asemel, et ennast haletseda või vihaseks ja kibestunuks muutuda, on pastor kasutanud oma kogemusi pigem selleks, et aidata kogukonna lapsi, et neil oleks võimalus elada vabaduses ja olla armastatud ning väärtustatud. Pastor Charles kasvas üles perekonnas, kus praktiseeriti vootood. Kui ta oli 13, sõitsid sealsest piirkonnast läbi mõned Haiti missionärid ja kinkisid talle väikese piibli. Ta luges seda ja palus Jeesus oma ellu. Kui ta hakkas rääkima oma uutest kogemustest isandaga, oli kogukonna reaktsioon vaenulik ja emal hakkas hirm tema elu pärast. Ta viis poisi Port-au-Prince'i sugulaste juurde ja sealt alates läks kõik alla mäge. Teda suunati ühest majast teise, peksti ja temast suhtuti halvemini kui mõnda looma. Ta mäletab, et teda hammustati, näljutati ja sunniti magama välikäimlas. Tal polnud raha, perekonna armastust ega toetust, haridust ja ei mingit lootust tulevikule. Korraks läks ta ka kooli, kuid saadeti sealt varsti koju, kuna tal polnud õppemaksuks 40 senti. Ta oli sunnitud koju jääma ja ärkama igal hommikul kell 3, et teha erinevaid töid, nähes samas kõrvalt, kuidas teised lapsed koolis käisid. Ainuke lootus, mis tal oli tunnetus, et Jumal on temaga. Viimaks tal siiski õnnestus väärkohtlemisest ja orjusest pääseda, kui üks sponsor tema õppemaksud enda peale võttis ja ta sai kooli ära lõpetada. Temast sai keevitaja ja ta abiellus ning nad hakkasid koos naisega palvetama, et nad oleksid alati Jumala tahte keskmes. Mida iganes Jumal ütleb, on pastor Charlesi elu moto. Kui pastor oma abikaasaga tundsid, et Jumal kutsub neid Cressieri, hakkasid nad Pellevuu mäel tamarindipuu all palvekoosolekuid korraldama. Proual oli kombeks laotada puu all tekk. Esimesel korral olid nad vaid 2, siis hakkasid nad oma lapsi kaasa võtma. Peagi liitusid palvetamisega ka teised usklikud. Moodustus suur rühm, kes ülistasid ja kõndisid mäel ringi ning kuulutasid selle Jeesuse omaks. Kuna Cressieris oli tugev vootoo traditsioon, eriti just mäe peal, siis nad kogesid palju vastuseisu.
Üks Voodoo preestreid oli väljastanud keelu, et pastor Charles ei tohi mäele kirikut ehitada ja nii nad kaotasidki ühe maatüki, millele olid tahtnud kiriku püstitada. Viimaks aga Jumal vastas nende palvetele ja andis neile tükikese maad, kus nende kirik praegu ka asub. Pastor valis nende kiriku juhtmõtteks piiblisalmi Tiituse kirjast 2.11. Sest Jumala õndsaks tegev arm on ilmunud kõigile inimestele. Kõigile inimestele tähendab ka lapsi, eriti restavekke. Kuna pastor Charles oli ise kunagi olnud restavek, tunneb ta nad kaugelt ära. Tema süda tuksub tõe ja vabaduse järele. Ta mõistab, et iga meie koolis käiva lapse taga on sügavam lugu. Nii et kui sa kiikad mõnda meie klassiruumi, näed seal uutes, puhastes koolivormides ilusaid lapsi naeratuse ja sirge seljaga. Nad armastavad kooli, armastavad õppimist ja armastavad siin olemist. Tundub, et kui nad saaksid, siis veedaksidki suurem osa õpilasi terved päevad ainult koolis. Kui seda paksu ja kõva kaitsekihti aga pisutki paotada, ehk lugeda nende kausta, siis näed iga lapse nime taga ridu, kuhu on kirjutatud emata, isata, hüljatud. Siis läheb sul veri keema. Kui loed järjest restavek ja restavek, ei jää sa enam kunagi samaks. Vaadates seda dokumendi kausta mõtlen vahel, mis oleks Michaeli nime taga seisnud siis, kui pastor Charles oleks saanud need read täita enne, kui minust tüdruku ema sai. Kui ma vaatan sõna restavek, siis ma ei mõtle sellele definitsioonile või statistikale. Ma ei seosta seda isegi mitte kindlate inimestega. Ma vaatan sellele sõnale ja mõtlen. Pimedus, kurjus. Minevikus oleks võib-olla mõni öelnud, et kogu restaveki süsteem sai alguse sündsast ideest, mis oli peaaegu nagu kasuperede süsteem, kus heal järjel peresse võeti elama orbusid või riskigruppi kuuluvaid lapsi. Kuid süsteem korrumpeerus või oligi see alati selline olnud. Lastelt eeldati järjest rohkem tööd, neid koheldi halvasti või neid kuritarvitati ega lastud kooli. Enamik restavekke, kes meie koolis käivad, elavad inimeste juures, kes avalikult praktiseerivad voodood kui religiooni. Voodoos usutakse vaimude kanaldamisse, kus val või vaimul lubatakse sisineda inimese kehasse. Seda tuntakse ka teemonliku vaimu võimuses olemisena. Oleme näinud nii koolis kui väljapool, mida voodoo inimese käitumises põhjustab. Tihtipeale lasevad voodood praktiseerivad inimesed sellel pimedusel täielikult oma elu valitseda ja seetõttu on nende kodud läbi ilmunud vägivallast, alkoholist ja hullemastki. Mitmel korral oleme pidanud olukorda sekkuma ja puhastama laste veriseid haavu, keda on pekstud riigvatsiga. Riigvats on punutud nahkrihm, millega tavaliselt karjatati loomi, kuid mida kasutati ka orjade peksmiseks. Oleme näinud, kuidas kressieri lapsevanemad peksavad oma lapsi keppide ja vitstega, kuid meie piirkonnas pekstakse restavekke tavaliselt riikvatsiga, kusjuures neid jõhkraid piitsasid müüakse avalikult kressieri turuplatsil. Kord tunnistas üks õpetajatest, et ta oli Michaeli tundnud juba enne minu Haitile saabumist. Michael oli tõesti armetusolukorras, ütles õpetaja. Ma nägin seda, see oli kohutav. Ta pidi alati töötama ja teda koheldi jubedalt. Ma polnud seda tema suust kunagi kuulnud ja ma vaatasin õpetajale šokeeritult otsa. Teadsin, et see õpetaja oli elanud Miika telgi läheduses Pellevuu mäel, kuid kuna me polnud sellest kunagi rääkinud, siis olin eeldanud, et ta ei teadnud Miika tollasest olukorrast eriti midagi. See ootamatu jutuajamine kutsus minus esile äkilise ilmutuse. Kressieris teab iga inimene, mis on restavek ja nad teavad täpselt, milliseid lapsi restavekkidena kasutatakse. Kuigi enamus teab, et see on vale, pole neil samas aimugi, mida selle vastu ette võtta. Jumal kõnetas mind järgmisel hetkel selgesti, öeldes, suuna nad minu poole, suuna nad õigluse poole, suuna nad vabaduse poole. Näita neile, kuidas isatute laste eest võidelda. Mul hakkas mõte tööle. Haitil on arvestuslikult umbes 300 000 kuni 500 000 restavekki. Minu 2 tütart said päästetud. Meie koolis käib 100 lapsi, kes on restavekid. Me töötame kõvasti, kuid oleme siiski kõigest üks kool ühes kogukonnas. Meil on abi vaja. Meil on vaja Jumala armee abi, et võidelda vabaduse eest ja olla nendele lastele hääleks. See õpetaja tuletas mulle meelde, kuivõrd oluline see on, et terve kressieri kogukond,
õpetajad sealhulgas saaksid teadlikuks lastega kaubitsemisest, orjusest ja vägivallast. Samas aga tuleb neile näidata, kuidas selle vastu tegutseda, kuidas tuua muutusi ja võimaldada vabadusel võidutseda, koheldes neid lapsi väärikalt, õiglaselt ja armastavalt. Respaie töötajad külastavad iga õpilase kodu, hindavad selle olukorda ning annavad meile põhjaliku ülevaate igas majapidamises valitsevatest probleemidest ja kitsaskohtadest. Hoiame lastel silma peal ja nende vanemad ning hooldajad teavad, et me jälgime olukorda ja pärime neilt aru. Tihtipeale teeme ka pistelise külaskäike, et rääkida õpilaste hooldajate, vanemate ja perekonnaga. Inimesed küsivad meilt tihti, miks me neid lapsi sealt kodudest ära ei võta. Haitile kolides oligi see mu esimene võte. Miks mitte võtta kõik need lapsed keerulistest pimedatest olukordadest lihtsalt ära? Miks mitte lihtsalt minna ja haarata hooletusse jäetud lapsel käest, vibutada sellele haletsusväärsele hooldajale sõrme ja näidata talle oma kukalt, kui sa laps üles sealt välja kõnnid, osutades lapsele tähelepanu ja armastust, mida ta väärib. Mõnel päeval ma muud ei tahakski. Tahaks sisse tormata ja kõik ära päästa. Mõnel päeval ma ei taha pidada täiskasvanud inimestele 2-tunnist loengut laste karistamise kohta, olles just tema käest ära kiskunud kepi, millega ta meie õpilase pealaist jalatallani sinises peksis. Mõnel päeval ma ei taha minna uuesti samasse majja, et rääkida jälle samast asjast, kuidas last saab ka armastuse ja lugupidamisega distsiplineerida olukorras, kus ta ei usalda ega kuula kedagi. Mõni päev ma ei tahagi lapse riikvasi haavu puhastada. On nii palju raskem olla Jeesuse valguseks pimedusele kui valgeks päästjaks lastele. Teinekord tundub, et oleks märksa kergem laps lihtsalt ära võtta ja paigutada ta kohta, kus ta saab head toitu ja tema eest hoolitsetakse. Kuid ma pean olema praktiline. Olen nüüdseks aru saanud, et kui ma lihtsalt läheks ja võtaks majapidamistest restaveki ära, siis nad otsiksid endale uue ja kõik korduks. Orbusid, kodutuid lapsi ja restavekke tekiks seeläbi ainult juurde. Niisiis pean ma kõrvale heitma selle väär aru saama, et ainus viis neid lapsi päästa on appi tormata ja nad kiiremas korras igast perest ära korjata. Tõeline tõde, mida kuulen Jeesust valjust ja selgelt ütlevat, on järgmine. Ole kannatlik, ole armastav, ole mõistev. Pean sõna otseses mõttes iga päev eraldi palvetama, et mu lihalik loomus iga restaveki omaniku koletiseks ei peaks, kuigi tahaksin nad hea meelega läbi sõimata ja nende peale sülitada ja karjuda selle tõttu, kuidas nad meid lapsi, meie õpilasi kohtlevad. Kuid siis tuletatakse mulle taas meelde hariduse ilu ja selle tõotust. Vaenlase rõhumine siinsete inimeste üle ei lase neil mõista kasvatuse olemust, head vanemlust ja kõige vähem veel laste õigusi. Igasugu erinevad müüdid, mis siin ringi liiguvad, on saanud alguse vootoo uskumustest ja võivad esialgu naermagi ajada, aga niipea kui mõistad, et siinsed inimesed võtavad neid tõsiselt ja usuvadki neisse, siis hakkab sul lihtsalt kõhus keerama. Selle kõige ees me mõistame, et me pole tavaline kool. See on koht, kus me sirutame oma õpilaste poole, aga samas hoolime nende vanematest, peredest ja hooldajatest ning sirutame ka nende poole. Meil on unikaalne võimalus muuta Kressieri täiskasvanute mõtteviise. Seepärast Respaie Haiti kristlik kool teebki seda, mida ta teeb, ja just selliselt, nagu me seda teeme. Ühel päeval nägin, kuidas üks poiss ootas lasteaia juures koos teiste laste vanematega lasteaiapäeva lõppu. Lähenesin talle ja kummardasin madalamale, et tema nime küsida. Ei mingit vastust. Vaadasin tema taskusse surutud käsi ja maha löödud silmi. See oli tuttav pilt. Mis su nimi on, uurisin uuesti. Sel korral tuli vastuseks mingi Pomin. Puudutasin õrnalt ta lõuga, et ta mulle otsa vaataks ja küsisin siis otse. Kas sa koolis käid? Ei mingit vastust. Teadsin, mida see tähendab. Enne kui jõudsin midagi edasi uurida, lähenes meile üks mees ja jäi poisi kõrvale seisma. Mees väitis, et poiss elab tema juures ja ta on meie koolis õppivale lasteaia lapsele järele tulnud. Mu silmavaade pidi olema üpriski põlastav, sest tal oli jultumust restavek koolis käivale lapsele järesle saata. Sel hetkel lähenes meile pastor Charles ja märkas mu näoilmet ning hääletooni ja mõistis kohe, millega tegu. Hakkasime kolmekesi rääkima, kui oluline see on, et kõik lapsed saaksid koolis käia ja kui palju Jumal meid armastab ja et me oleme kõik issanda lapsed.
Kuigi meie õpilaste nimekiri oli viimseni täis, ei suutnud ma taluda mõtet, et see poiss peaks terve tuleva õppeaasta iga päev ainult teisel lapsel kooli juures vastas käima. Ütlesime mehele ja poisile, et tema esimene koolipäev on esmaspäeval. Silmasin esimest korda poisi näol emotsiooni, õrna naeratust. Esmaspäeva saabudes oli Jean-Louis juba varakult kohal ja õhinas. Kuigi ta oli 13-aastane, ei olnud ta kunagi varem koolis käinud. Haarasin tal käest, et ta klassiruumi juhatada ja märkasin, et käsi oli lõtv ja pilk maha suunatud. Kõndimise ajal palvetasin vaikselt. Issand, näita talle, kes sa oled. Avalda end talle. Anna talle julgust, tugevust ja enesekindlust. Aita tal leida oma identiteet sinus, mitte Restavekina. Päeva lõpus tuli Jean-Louis ja teisele lapsele järele nende hooldaja. Leidsime Jean-Louis koos 4 teise õpilase ja õpetaja härra Michaeliga ühiselt istumas ja tähestikku kordamas. Jean-Louis istus esimeses reas ja ajas naeratades juttu. Tema elu ja vabadus olid alles alanud. 19. peatükk. Teemonid puude otsas. Kes meid on päästnud pimeduse võimusest ja meid asetanud oma armsa poja riiki. Kolosslastele 1.13. Kui palju sul õdesid vendi on, küsisin Henri käest. Istusime koolis betoonpingil. Põrgu dokumendikaust oli lahtiselt mu süles ja ma esitasin poisikesele tema pere kohta rutiinseid küsimusi. Ta vaatas mulle otsa ilmel, mis otse kui küsinuks. Oled sa kindel, et tahad seda teada? Üritasin uuesti. Henri, kui palju sul õdesid ja vendi on? 2, pomises ta lõpuks maha põrnitsedes ja jalaga kive toksides. 2, küsisin kindluse mõttes üle. Poiss vaatas mulle suurte silmadega otsa ja raputas pead. Oli 3, aga 1 on surnud. Ta tundus olevat natuke liimist lahti ja kuna ma ei tahtnud rohkem urgitseda, siis olin vait. Kuid poiss jätkas. Mu onu on Voodoo preester ja tema viis mu väikese venna ära. Mida? Mind läbistas külm judin ja ma kummardasin talle lähemale, et paremini kuulda. Kust sa seda tead, Henri? Siis hakkaski kogu see lugu tema seest välja voolama. Ta oli pealt kuulnud oma Voodoo preestrist onu ja vanemate vahelist vestlust, kes olid sõnelenud, sest vanemad tahtsid väikest venda alles jätta. Poiss kuulis, kuidas onu vanemate peale karjus, et nad on talle raha võlgu ja et ta võtab nüüd raha asemel lapse, mida ta tegigi. Kui onu oli Henri väikevenna ära viinud, ei näinud ta teda enam kunagi. Ta kuulis, kuidas vanemad pisipoega taga leinasid, sest preestrist onu oli lapse tapnud. Mõni nädal hiljem oli preester tagasi tulnud ja sel korral nõudis ta Henrit. Poiss jutustas mulle, kuidas ta mäletas, et onu oli tahtnud, et ema loobuks temast, nagu väikevennastki. Ema hakkas nutma ja hirmunud Henri jooksis õue. Ta põgenes maja taha, kükitas maha, pigistas silmad kinni ja hakkas palvetama. Päästa mind, Jeesus, hüüdis ta. Palun aita ja kaitse mind, anus ta valjul häälel. Mõne minuti pärast avastas silmad ja läks hetk, enne kui ta nägemine selgines. Segaduses sai ta aru, et ta ei olnudki enam maja taga. Ta uskus, et ta oli mingil üleloomulikul viisil sellest ohtlikust paigast eemale viidud. Jeesus päästis mu, ütles Henri mulle. Mäletan siiani, kui siiralt ta need 3 sõna ütles. Need on mul hinge graveeritud. Istusin pingil ega teadnud, mida arvata. Olen kindel, et mul oli suugi lahti vajunud. Henri nägi mu jahmatust, kuid ei teinud sellest väljagi, mitte kõige vähematki. Kuna ma ei teadnud, mida öelda, püüdsin välja mõelda midagi lihtsat ja pahvatasin lõpuks. Sa siis armastad Jeesust? Henri vaatas mind silmad säramas ja vastas. Muidugi, ta päästis mu elu. Mul jäi hing kinni. Suutsin talle ainult peaga märku anda ja ühmata. Võid nüüd tagasi klassi minna, Henri. Siis asusid mu pea ja süda võitlusse. Kas ma peaksin teda uskuma? Miks ma ei peaks teda uskuma? Poisi sõnad ketrasid mul peas ja ma maadlesin mõttega, kas see võiks tõesti olla tõsi,
Kas see võis tõesti olla tõsi, et Henry palvetas ja Jeesus ta üleloomulikult ühe hetkega sellest kurjast ja eluohtlikust olukorrast turvalisse kohta kandis? Kuid siin ta oli, meie kooli õpilane. Viimaks tuli mul siiski alistuda tõsiasjale, et see on Henry lugu. Kes olen mina, et öelda, kas see juhtus nii või ei? Palvetasin, et mu pea ja süda oleksid avatud sellele, mida lapsed mulle räägivad. Näiteks jutustavad lapsed mulle tihtipeale, et nad näevad õudusunenägusid, kuidas neid meres vee alla tõmmatakse, kuidas nad kuulevad hirmuäratavaid hääli ja näevad kohutavaid asju. Üks 13-aastane õpilane rääkis mulle, et ta ei taha jõuluvaheajaks koju minna, sest tema maja ees aias on voodoo altar ja tal on kõrini sellest, kuidas teemonid puude seest välja kargavad. Mu süda valutab kuuldes lugusid lapsevanematest, kes voodoo preestrite ees hirmu tundes neile rahad annavad, selle asemel, et laste hariduse eest maksta. Või kui laps sureb alatoitumusse, sest vanemad on vaimudele nii palju võlgu, et iga toiduraas ohverdatakse hoovi keskel olevale ristile. Haitil seostatakse risti pigem voodoo kui kristlusega. Teinekord näeme mäel või teedel ringikujuliselt või ka muude kujunditena maha raputatud valget pulbrit. Enamasti võib sealt leida ka klaasikilde, küünlaid või isegi verd või luutükikesi. Pellevuu mäel oleme näinud vereohvritena ohverdatud kanu, lehmi ja hobuseid. Sosistatakse, et ohverdatakse ka lapsi, kuid nii globaalne kui ka Haiti ühiskond eitab selliseid lugusid ja voodood kaitstakse kui iidset kultuuripraktikat, millesse ei tohiks sekkuda. Kuigi ma arvasin, et mõistan juba Pellevuu mäe ümber toimuvat võitlust, siis mida kauem ma siin olen, seda enam hakkan aru saama, et ma ei tea veel õieti midagi. Kuid see hirm, mida voodoo preestrid ja kogukonna inimesed üritasid minusse süstida, et ma Pellevuu mäelt lahkuksin, tekitas minus hoopis tahtmise veelgi tulisemalt Jumalale kuuletuda. Minu palve on alati olnud: Issand, kui sa tahad, et see maa kuuluks meile, siis tee selle hankimine kergeks ja lihtsaks. Kahtlemata ongi Jumal selle meile lihtsaks teinud. Ta meid alati rahaga varustanud ja paberimajandus, mis on Haitil tavaliselt tõsiline katsumus, on läinud lihtsalt ja sujuvalt. Me palvetasime oma 2., 3., 4. ja 5. maatükki ostu eest. Jumal varustas ja Respaia Haiti kristlik kool kasvas nii, et sai endale juurde veel 4 klassiruumi, mida kaitsevad meie töötajad, kogukond ja Jumala inglid. Pärast seda, kui olime juba 5 maatükki ehk 4 aakrit ära ostnud, istusin 6. maatükil sealsamas lähedal. Hakkasin kooli, töötajate ja õpilaste eest palvetama. Siis turgatas mulle pähe üks mõte: palveta selle maatüki eest. Naersin valjusti ja mõtlesin: mul pole aimu ka, mida selle maalapiga peale hakata. Meil on kõik vajaminev olemas. Kuid ma tundsin selle müksu ära ja laususin ühe kiire palve: Issand, kui sa tahad, et see maa meile kuuluks, siis tee selle ostmine kergeks ja lihtsaks. Mobiili helin ehmatas mul silmad lahti. Vaatasin ekraanile ja nägin pastor Charlesi nime. Võtsin telefoni kätte ja vajutasin nupule. Halloo? Megan, tead seda maalappi, mis jookseb pikki meie jalgpalliplatsi Kariibi merepoolses servas, küsis pastor. Ja tean küll, ma istungi praegu siin, ütlesin. Väga tore, naeris pastor. Selle maalapi omanik just küsis minult, kas me ei tahaks seda ära osta. Jumala suunamine oli nii selge, et see lausa jahmatas. Ma mõtlen selle peale, vastasin kiirustades ja lõpetasin kõne. Tundsin, et Issand tahab, et me liiguks edasi ja rääkisin sellest ka meie töötajatele ning vabatahtlikele. Kõik olid põnevil. Otsustasime maalapikesel kõik koos palvetama hakata. Täielikus teadmatuses, et olime astumas lahingusse. 3 kuu vältel tõusime peaaegu igal õhtul Pellevuu mäele palvetama. Ühel esimestest õhtutest tundsin seal selget kurjuse ligiolu. Märkasin, et mingi kuju hakkas meie tavapärasest palvetamise ja ülistamise kohast kiirustades minu poole liikuma. Hetke pärast olin temaga vastamisi. Tegu oli meesterahvaga, kes oli minust kõvasti pikem ja kandis kuldset maani ulatuvat talaari, pikad varrukad üle käte rippumas. Ta käitus, nagu tahaks midagi öelda ja ma ootasin, et ta kõneleks esimesena. Meie tiim ootas tükk maad tagapool. Mees astus lähemale.
Tema liikumise ajal langes talle minu tagant kellegi taskulambi valgusvihk ja ma nägin helgist, et mees hoidis vasaku jala vastas suurt matšeetet. Tundsin temast hoovavat kirjeldamatut pimedust ja kurjust. Vaatasin üles ta silmadesse ja need olid nagu kaks põhjatut mustendavat sügavikku. Tundsin, nagu tahaks miski minust tugevasti kinni haarata ja astusin kohkunult sammu tagasi. Palvetasin sosinal kaitset ja julgust. Mees vaatas minu peale alla ja ütles, te segate ja peate siit otsekohe lahkuma. Mul läks veri keema ja ma oleksin tahtnud talle igasugust sõjakaid asju vastu öelda, kuid ma ei öelnud midagi. Vaatasin tema poole üles, vältides ta silmi ja noogutasin. Keerasin ringi ja viipasin teistele, et nad mulle järgneksid. Mul käis pea ringi. Mida ma oleksin pidanud tegema? Võib-olla oleksin pidanud talle ütlema, et hoopis tema ise peaks sealt lahkuma. See on meie maa, see on Jumala maa. Kõndisime tiimiga tagasi jalgpalliplatsile, mis oli selle 6. maalapi kõrval ja asusime palvetama, näod uue kuldmantlist sõbra poole suunatud. Üks meie nooruke, armas vabatahtlik küsis, mida me tegema peaks? Neiu hääl südames kajamas, hingasin sügavalt sisse ja tuletasin endale meelde, kui paljude inimeste eest ma vastutan. Tänan sind, Jumal, et sa hoiad mind rahuliku ja tasakaalukana. Näita meile, mida me peame tegema ja kuidas palvetama. Mäel palvetamise perioodil sai sellisest vastuseisust tavapärane nähtus. Paljudel kordadel tulime üles mäele ja leidsime eest inimesed, kes seal voodoo rituaale läbi viisid või lähenesid meile ülistamise ajal voodoo preestrid. Teinekord sõitis sinna autotäis mehi, kes ootasid, kuni me lõpetame, et siis ise maad kasutada. Peaaegu igal õhtul käis võitlus, kes esimesena mäele jõuab või kes sinna kauemaks jääb. Kuigi meie palvegrupp koosnes kogu aeg samadest inimestest, siis mäge külastavad voodoopreestrid vahetusid. Tundus, et neid oli mitmeid kümneid, kes tahtsid sihilikult just nimelt seda Pellevuumäe osa oma voodoo rituaalideks kasutada. Ühel õhtul, kui olin piisavalt julgust kogunud, uurisin nende käest, miks nad just sellele mäele tahtsid tulla. Üks preestritest vastas, käis ju ka Jeesus mäel palvetamas. Tema imal hääl tekitas minus selliseid judinaid, et isegi käekarvad tõusid püsti. Mõtlesin, kui õõvastavaks oli mees Jeesuse hinnalised sõnad väänanud, kui ta kõneles mägedes palvetamisest. Pea igal hommikul leidsime muru seest või kividelt tõestusmaterjale suurtest voodoo-tseremooniatest. Nägime vere, klaasi ja pulbri jääke. Võitlus selle maalapi eest kujunes 6 maalapist kõige keerulisemaks. Peamiselt seetõttu, et tegemist oli viimase vaba maatükiga sellel mäel. See oli 6 maatükist kõige suurem, vaatega kaunilt sinavale Kariibi merele. Pärast 2-kuulist intensiivset palvetamist saime raha ja ostsime ka selle maatüki ära. Kuid me ei lõpetanud palvetamist. Jumala armust oleme nüüdseks lõpetanud ka tervise- ja hambakliiniku ehitustööd. Kliinik hakkab teenindama meie kooliõpilasi, nende peresid ja kogukonda. Asukoht on imeilus. Arsti juures käies avaneb külastajatele kliiniku tagaküljes 180-kraadine vaade Kariibi merele. Kliinik võtab enda alla umbes poole sellest maatükist, mis oli voodoo-preestritele nii ligitõmbav olnud. Ja teine pool sellest kinnistust. Ma unistan sinna kiriku ehitamisest. 20. peatükk. Jos tahab midagi öelda. Kui sa annad iseennast, saad vastu rohkem kui andsid, on öelnud Antoine de Saint-Exupéry. Rühkisin kiirustades mäest üles, kuna pidin seal hommikul Pellevuumäe hommikupalvust juhatama. Teadsin, et olen hilinemas, kuid siiski imestasin endamisi, miks teised ilma minuta juba mäele ära olid läinud. Lisasin kiirust, kuid siis põrkasin kokku ühe oma parima sõbraga, kes samuti Respaie Haiti organisatsioonis teenis. Jesse White oli üks rõõmsamaid ja lõbusamaid inimesi minu elus. Tema lõunaosariikidele omane veniv hääldusviis on ainulaadne ja tema toetus ning julgustus on mulle väga olulised. Mu slamm läks meie ühisel jalutuskäigul kergemaks ja peagi oli mul meelest läinud, et teised olid ees ära läinud. Kui me pärale jõudsime, naeris Jesse ja ütles, sul ei ole eriti hea palvesse hiljaks jääda, kui pead ise juhtima. Mine rutem. Lipsasin ruttu Jesse ees väravast läbi ja kõndisin nii kiiresti, kui sain lipuvarda juurde.
Tume ja helesinistes koolivormides naeratavad lapsed olid rivistunud nagu ikka ümber lipuvarda, mille otsas lehvis särav punane ja sügavsinine Haiti lipp. Lipu keskosas on Haiti vapp, milleks on palmipuu rohelisel mäel. Mäe all on lipud, kahurid ja teised relvad ning moto L'union fait la force ehk ühtsus läbi tugevuse. Pärast ülesrivistumist annavad lapsed lipule au ja laulavad Haiti hümni. Seejärel palvetavad kõik koos. Seda juhib tavaliselt ruuporist pastor Colin. Täna aga pidin mina palvet juhtima, nii et suundusin kohe ette. Pastor Colin jõudis minust ette ja hakkas palvetama ruupor käes. Haitil pole sugugi ebatavaline, et enne palvust palvetatakse veel eraldi. Seejärel juhatas ta lapsi laulma How great you are. Mulle meeldib kuulata neid südamest laulmas, teades ja tunnetades sõnade sügavust ja tõde. Kui laul hakkas lõpule jõudma, astusin sammu ettepoole, kuna pidin järgmisena ette minema. Pastor Colin vaatas minu poole ja noogutas. Astusin terve kooli ja õpetajate ette ning sirutasin käe ruupori järele. Pastor Colin tõmbas aga ruupori tagasi ja tõstis selle uuesti oma suule. Olin sellest nii segaduses, et ma ei saanudki kohe aru, mis ta ütles. Ütles midagi sellist, et Joss tahab midagi öelda. Olin täielikus šokis, kuuldes laste suust tõusvat metsikut möörgesarnast lärmi. 100 eri vanuses laste hääled karjusid üheskoos kooris. Kas sa abiellud minuga? Mu silmad läksid suureks ja täitusid pisaratega, kui vaatasin neid armsaid lustaka naeratusega lapsi. Kõige ees seisid esimese klassi õpilased, kes hoidsid käest suurt maalitud silti tekstiga Kas sa abiellud minuga? Siis märkasin, et lapsed naeratasid, itsitasid ja pöörasid tähelepanu millelegi mu selja taga. Keerasin ringi ja seal oli Joss, ühel põlvel ja käes sõrmus. Jah, suutsin vaevu piiksutada. Miika ja Jessica jooksid minu juurde kallistama ning järgmisel hetkel ümbritsesid meid juba sõbrad ja pered, kes kõik tahtsid seda hetke meiega jagada. Ülejäänud nädala kuulsin ilmselt veel 100 kordi oma kosimist. Iga kord, kui ümber keerasin, lipses mõne lapse suust armsa Haiti aktsendiga. Kas sa abiellud minuga? Sellele lisaks hakkasid Miika ja Jessica minu käest uurima, kas nad võivad Jossi issiks kutsuma hakata. Kui abistatud abielu ettepaneku elevus oli veidi maha rahunenud, saime äkitselt aru, et peamegi päriselt hakkama pulmi planeerima. Rääkisin sellest oma sõbra Jessiga. Olin nii tänulik Jumalale, et ta oli Jessi graafikut selliselt sättinud, et ta oli mu kihluse ajal Haitil ja sai mulle pulmade planeerimisel abiks olla. Ta soovitas meile, et veedaksime Jossiga 1 päeva kahekesi rannas ja paneksime kõik mõtted seoses pulmadega kirja, kuni tema kodus lapsi hoiab. Jalutasime Jossiga mööda ranna äärt varbad soojas türkiissinises vees ning otsustasime, et järgime ühe oma parima sõbra nõuannet. Lühike kihlus, pikad mesinädalad. Valisime oma pulmapäevaks 22. jaanuari 2013, mis pidi meile jätma umbes 2 kuud oma plaanide elluviimiseks. Jumala juhitud kokkusattumus oli see, et täpselt 4 aastat varem, 22. jaanuaril, oli Joss Jeesuse oma ellu vastu võtnud. Aega oli küll napilt, kuid arvasime, et kui me kutsed kohe laiali saadame, võib see meil isegi õnnestuda. Niipea, kui olime tagasi Gressieris, saatsime sõpradele ja pereliikmetele e-kirjad pulma kuupäevaga. Pärast paari esimest õnnitlust sain e-kirja oma emalt. Sa ikka saad aru, et 22. jaanuar on teisipäev? Haarasin oma kalendri järele. Tal on õigus. Kuidas see küll juhtus? Paanikas helistasin ruttu Jossile ja asi lõppes sellega, et me lihtsalt naersime, kuidas me oma kuupäevaga nii metsa olime pannud. Siis aga otsustasime, et teisipäev 22. jaanuar saab olema täiuslik päev ja me jätsime selle muutmata. Kui kutsetele hakati järgmise paari nädala jooksul vastuseid saatma, torkas üks neist eriti silma. Need olid Kurt ja Nancy Richardson, imetore paar, kelle julgustustõnast olid Respaie organisatsiooni algusest peale kannustanud. Nancy kirjas seisis, et nad kahjuks ei saa meie pulma tulla, kuna nad tähistavad 22. jaanuaril oma enda pulma aastapäeva. Naeratasin selle kokkusattumuse peale. Jõulud ja aastavahetus hoidsid meid kõiki rakkes ning mul ei õnnestunudki sel ajal eriti midagi pulmade jaoks ära korraldada.
Siis võttiski Jessie ohjad enda kätte ja korraldas 3 nädalaga peaaegu ihuüksi kõik ära. Läksime mu ema ja onu saabudes neile lennujaama vastu. Mõlemad olid Haitil esimest korda, nii et me sõitsime tasa ja targu läbi Port-au-Prince'i vaatemängulise liikluse, selgitades neile samal ajal selle kauni, kuid kaootilise linna veidrusi. See kõik tundus nii sürrealistlik. Ma poleks ka kõige julgemates unistuses osanud ette kujutada, et abiellun ühel Haiti saare mäe tipul. 22. jaanuar 2013 oli imekaunis päev ja ma abiellusin oma parima sõbra Josh Andersoniga Bellevue mäel särasilise taeva all. Vaatasin sadu koolivormides lapsi, kes meie pulmatõotuste ajal naeratasid ja omavahel kihistasid. Muhelesin, kui märkasin ühte naist, keda ma polnud kunagi varem näinud. Naine upitas oma pead üle rahva, üritades rohkem kui 600 inimesele oma saiakesi müüa. Lisaks olid Bellevue mäe murule end üles rivistanud ka mõned kanad. Õpetajate ja sõprade, nii haitiklaste kui ameeriklaste naeratused lõid kogu selle paiga sätendama. Vaatasime Joshiga teineteisele otsa. Ta oli nii nägus oma pruunis ülikonnas ja ma mõtlesin endamisi. Kes see mees küll on, et ta tuleb koos minuga Haitile elama? Lisaks veel Mika ja Jessicaga. Enne altari poole liikumist hoidsin oma onu käsivarrest kõvasti kinni ja sulgesin silmad, et seda hetke endasse jäädvustada ning Joshi eest issandat tänada. Jumal oli meid kokku juhatanud ja nüüd oli mul keegi, kes mind armastas, aitas, julgustas ning teadis, kuidas mind naerma ajada. Pärast pere ja sõpradega pidutsemist lendasime Joshiga ühele teisele Kariibi meresaarele, et seal siis nädalakese mesinädalaid veeta. Kui me veebruari alguses tagasi Haitile saabusime, tervitasid meid uued mured, kuid nüüd astusime neile vastu juba abielupaarina. Respaia õpilane Saintil oli mures oma õe Johanne pärast, kes polnud pärast jõuluvaheaega tagasi kooli tulnud. Saintil oli kõigest 9-aastane poiss ning tema vastused mu küsimustele ei kõlanud alati loogiliselt, kuid ma tunnetasin poisi mure sügavust ja võtsin asja tõsiselt. Saintil ja tema õde olid meie kooli õpilased, lisaks sellele ka tõelised orvud, kellel polnud ei ema ega isa. Kui olime nad koos õega 6 kuud tagasi esimest korda elus kooli nimekirja kandnud, hakkasime sealt peale ka nende olukorral silma peal hoidma. Saintil ütles, et õde elavat kellegi juures linnas, kuid ta ei teadnud täpset aadressi. Ta lisas, et see oli kuskil kaugemal ja ta oli sealt ainult 1 kord käinud, aga ta oskaks selle koha uuesti üles leida. Nägin tema silmis hirmu ja teadsin, et meil pole valikut. Selleks, et nii poisi kui ka meie endi murekoormat kergendada, tuli meil sõita ja tüdruk üles leida ja näha, kas temaga on kõik korras. See oli nagu otsida nõela heinakuhjast, kuid vaadates Saintilit nägin, et ta oli murest täiesti murtud. Mõne minuti pärast hüppasime Joshi ja Saintiliga juba autosse. Jessie ja Badley tulid ka meiega. Badley on meie kooli usaldusväärne töötaja, kellest teadsin, et ta aitaks meid kõiges, mis iganes me teele satub. Alustasime oma teekonda suunaga sellesse saareossa, kus meie arvates tüdruk elas. Läbi linna sõites kuulasime, kuidas Will Reagan laulis vaenlase varastatud varanduse tagasivõtmisest. Vaatasin Joshile otsa. Järjekordne seiklus minu seltsis. Kas sellest saab tühja tuule tagaajamine? Olime koos juba mõnel sellisel seiklusel käinud. Josh tundis endal minu pilku ja vaatas mulle otsa ning naeratas. Mul on tunne, nagu me sõidaks sõna otseses mõttes pärapõrgusse, ütles ta naljaga pooleks. Tal oli oskus mind igas olukorras naeratama panna ja ma armastasin teda selle eest. Kui hakkasime juba linnale lähemale jõudma, küsisime Saintililt, millist teed pidi edasi minna. Josh järgis Saintilil lapse näpu juhatusi, kui ta osutas, kas keerata paremale või vasakule. Olime kõik närvis ja mõtlesime, kas see laps, kes väidetavalt kõigest 1 korral seal on käinud, selle kohaga nüüd üles oskab leida. Haitil ei ole väljaspool peateid kerge orienteeruda, sest tolmuste kõrvalteede rägastikes puuduvad teeviidad ja maakaardist ega GPS-ist pole mingit abi. Sõelusime edasi-tagasi mööda külavaheteid, tegime valepöördeid ja pidime läbi Hurtsiku koparate ja telklinnakute jälle tagasi teed otsima.
Mõnel korral olime sunnitud ka peatuma ja teed küsima, kuid pärast mitmeid selliseid peatusi oli selge, et oleme eksinud ja meie otsingud tundusid lootusetuna. Vaatasime Jossiga teineteisele pettunult otsa ja tahtsime juba alla anda, kui tundsin, kuidas püha vaim meid südames edasi tõmbas, öeldes jätkake. Tee hakkas järjest ahtamaks muutuma, kuni kahanes lõpuks kitsaks jalgrajaks, nii et kui tahtsime edasi minna, pidime auto seisma jätma ja jala edasi liikuma. Ma tõesti ei näinud sellel mingit erilist mõtet ja eeldasin, et oleme jõudnud järjekordsesse tupikusse, kuid siis äkki väitis Saintil, et talle tundub see kant tuttav. Ta lükkas auto tagaukse lahti ja ronis välja. Palvetasin ja hüppasin talle järele. Poiss hakkas kiirustades edasi kõndima ja me üritasime temaga sammu pidada. Konarlik jalgrada viis kümnete plekkhurtsikuteni, mis omavahel tihedalt kobaras koos. Järgnesime Saintilile läbi roostes väravate. Palusin kogu aeg issandat, et ta läheks meie ees ja mul tekkis kindel tunne, et ta juhatabki meid õigesse kohta. Jumalik juhtimine, sosistasin valjult, järgnedes Saintilile, kes muudkui edasi marssis. Mul polnud aimugi, kuidas ta võis seda teed mäletada. Mõni minut hiljem, kui olime mäest üles roninud ja läbi õuede siksakitanud, aeglustas Saintil sammu, haaras mul käest ja tõmbas mind enda kõrvale. Vaatasin temaga samas suunas ja silmasin ühte väändunud vanametallist väravat, mida hoidis koos juppidest kokku keeratud traat. Saintil sammus edasi, vaatas siis põleval pilgul mulle otsa ja tõmbas värava lahti. Astusin väravast sisse ja enne kui jõudsin hingatagi, märkasin meie tüdrukut. Johanne astus just varjust välja. Meie pilgud kohtusid, tüdruk katkestas oma tegevuse ja kallutas mind uudistades hetkeks pead. Järgmisel hetkel viskus ta juba täiskiirusel mulle sülle, mind täiest jõust kallistades. Embasin ta õrna keha ja suudlesin otsaesist. Kus sa oled olnud? Hüüatasin. Kõik küsivad su järele. Miks sa koolis pole? Tüdruk vaatas üles ja kallistas mind veelgi tugevamini, naeratus huulil. Siis vaatasin ringi. Aeglaselt jõudis kogu ümbrus mulle kohale ja ma jõllitasin õudusega kõikjal meie ümber vedelevat vootoo atribuutikat. Põletatud puidust ristid, ligased loomakoljud ja pulbrine altar tundusid tahtvat meid oma piiramisrõngasse sulgeda. Mõistsin, et olime astunud otse vootoo templisse. Haitilased kutsuvad seda nimega Kai Tiab ehk saatana maja. Johanne elas selle kõige keskel. Miks ta küll siin on, imestasin. Varsti saingi oma küsimusele vastuse.